Ma juba keskkoolis meeldisin tüdrukutele. Täpselt. Aga mitte sellepärast, et ma nii šarmantne välja näen. Ei, ma juba keskkoolis jõudsin tõsta raskeid asju. Koolivennad olid trennis, mina tõstsin raskeid asju. Ja mul oli üks klassiõde, las ta nimi jääda teadmata, Kertu. Ja Kertu oli meie klassis esimene, kes ostis endale Feng Shui raamatu. See oli kurb päev. Kõigile meie klassis, kaasa arvatud mulle, sest et Kertu teadis, et ainus, kes jõuab tema mööblit liigutada, on Sais. Tehnilist mööbel polnud tema oma, see oli vanemate oma, aga vanemad olid väga õnnelikud, et nemad selle paibeiniga tegelema ei pea. Ja alguses ma käisin Kertu üle nädala külas, siis kui ta uue peatüki läbi luges Feng Shui raamatust ja seal analüüsis, mõtles, et diivan on jälle vales kohas. Teil on ühetoaline korter, kui mitus kohta seda ikka panna saad. Ja lõpuks jõudsid jõulud ja Kertu vanemad otsustasid, et kuna Kertule Feng Shui nii palju meeldib, nad kingivad talle suurema Feng Shui raamatu. Olgu neetud see päev. Siis ma hakkasin Kertule üle päeva külas käima, sest see oli mingi Feng Shui entsüklopeedia, seal oli 1000 lehekülge . Ja Kertul oli palju mõtteid. Ja kogu see kino lõppes sellega, et mingi hetk Kertu paps, kes on meremees, arvas, et me Kertuga käime. Just, Kertu ka ei teadnud. Ta sai jõulude ajal teada, kui ta oma boyfriendiga vanematele külla tuli. Ja tema paps, ta oli terve päeva oodanud, et mees tuleb majja. Ta hakkas sooja tegema. 2 liitrit hiljem jõudis ka mees. Ja Kertu paps suures šokist nähes, et see ei ole mina, pani kutile kohe lõuga. Mida te naerate, poisil oli lõua luugaid. Tema mõtles, ta tuleb tutvustab ennast, sai kohe tutvustuse vastu. Kertu oli jumala šokis, et isa, mis sa teed? Isa küsimus oli väga loogiline. Kus on Sais? Kertu ütles, mis mõttes Sais on kodus? Miks teda siin ei ole? Miks ta peaks? Kurat, mees käib seal mööblit ümber tõstmas, ta võiks jõululauas süüa saada. Ja muide, kes see on? See on Robert, see on mu poiss. Kus Sais on? See oli väga pikk ja konstruktiivne vestlus. Mina sain sellest pärast teada. Me käime Robertiga, käisime samas klassis. Me läksime pärast kooli Jaanas, ma küsin, mis juhtus. Ta ütles, et käisin su väimehe juures. Mind päästis see sellest, et ma ei pidanud rohkem Kertu mööblit ümber tõstma. Nemad on nüüd abielus. Aga me saame Kertu papsiga siiamaani väga hästi läbi. Iga kord, kui Robert ei või jälle midagi teha, siis Kertu paps on sõke, et kuule, et astu läbi, Feng Shui and shit. Ja sellest ajast saati ma olen ennast alati tundnud, et kui Eestis peaks kunagi tegema mingi toreda multika, siis selleks saab olema Feng Shui panda. Ja see saab rääkima minust. Ja kõik, sellest ainult naljakam lugu oli see, kui ma kunagi nooruses mõtlesin, et kuidas saada maskuliinseks, siis veel Bondi Esprava raamatuid, ma otsin, ma lähen maadlustrenni. Head suured kõrvad, mida väänata, aga nagu näete, resultaati ei tulnud. Ja maadlusest on mul tänase päevani meeles see, et iga kord, kui ma vaatan olümpia ülekandeid, kui on maadlus, mingid matšid, mul on väga huvitav vaadata, sest kommentaarid, mis seal all on kuld. Alati on mingi Kalju 47, et normaalsed mehed ei võistle mingis kuradi napis trikoos. Kalju, miks sa kodus oled? Sul on seal võimalus, näed, mati peal. Ja mulle alati meeldib Kaljudele vastu kirjutada, ajalooliselt maadeldi alasti. Ja ma tean, see on šokeeriv. Kunagi alguses, kui maadlus tekkis, mehed olid alasti ja õliga koos. Tänapäeval me kutsume seda MMA. Ma juba tunnen, et ma saan lõuga pärast. Norm. Aga maadlusest siiamaani mind kohutab see mõte, et ma näen vahest seda unes nii harva, kui ma magan. Et maadlus on selline kõige nõmedam olukord on see, et kui oled mati peal, sa oled teise mehega selles rõõmsas karukallistuses ja sa loodad, et sinu pihud on tugevamad, sest et maadlusreeglite järgi see, kellel esimesena haare lahti läheb. Ma tean, see kõlab imelikult, sa loodad, et sul endal ka samal ajal lahti läheb. Tema läheb parterisse. Ja kes ei tea, mis on parteris, see on doggy style, aga vähem intiimne. Siis reaalselt sul on 2 suurt meest, üks on 4 käpukil mati peal ja teine mees hakkab ennast sättima tema selja taha. See on alles algus. Et kui te mõtlesite, et see Kama Sutra pildid on imelikud, vaadake ühte korralikku maadlusmatši, kus keegi parterisse pannakse. Oi, pläed. Sest see on see kõige õudse moment, et isegi kohtunikud on alati selleks, et ma ei suuda seda vaadata. Et sa oled seal, sa mõtled, et ma olen käinud trennis, ma olen mees ja sa oled 4 käpukil ja sa värised, sa oled külmas higis. Sest sa tead, et teine tüüp on seal samal ajal sinu selja taga. Ta naudib seda, ta sätib seda asja. Ta libiseb alla ka veel niimoodi, et juba põlvedega tuleb mööda su kannikeid alla. Ja võtab ennast sinna taha, siis tuleb see teine aspekt, kus ta peaks panema käed su selja peale. Paljudel inimestel on väga suur
ja mitmekesine arusaam seljast, nad alustavad kuskilt sealt niimoodi õlgade pealt. Ja sa oled seal siuke lihtsalt tee ära nagu noh. Kohtunik on ka, et kutid, see ei ole see video nagu. Äkki saab kiiremini. Ja siis tuleb see viimane moment, kus sa tead, kui sa oled see alumine kutt, kes on 4 käpukil, sinu ainus eesmärk sõna ots mõttes on kukkuda ennast kubemega vastu matti. Enne seda, kui teine tüüp sellest kinni saab. Mitte, et reeglid ütlevad, et kubemest ei tohi võtta, aga noh, reeglitega on nagu koroonaga, mis mõttes minu vabadusi piirama reisk. Ja selle puhul on alati see kuri trikk, et see vend, kes on tagumine, ta teab, et kohe kui kohtunik annab vile, siis on see kõige kurgem moment, et enne kui ta hakkab oma käsi liigutama, teeb selle väikse ja sa oled seal lihtsalt 4. Sa ei julge mitte midagi teha, su keha on sama krampis nagu siis, kui sa nägid oma ema alasti esimest korda. Ja noh, ütleme niimoodi, et Jesper Parve raamatud ja maadlus ei ole minust meest tehind, ega nendest rääkimine on küll, sellepärast et nüüd ma tean, et ma lähen koju ja mõtlen, et fuck, nüüd kõik teavad, et ma olen pervert. Kuulge, aga ma olin Aleksandr Popov, aitäh teile, kena õhtut.